tagasi saatesse Kultuurilainel ja nagu näha, oleme täna täiesti teises kohas. Pole oma, kuidas öelda, stuudioruumis, vaid seekord oleme Heimtali muuseumis ja käsitleme pärandtehnoloogia valdkonda, aga süvitsi lähme hoopis tekstiiliga. Ja täna on meil külas kaks väga erilist külalist ja kuna mina olen tekstiili valdkonnas üsnagi võhik, siis mina ei julge neid tutvustada, vaid lasen neil iseennast tutvustada. Tere, mina olen Anu Raud, olen Kääriku talu perenaine ja arvan, esimene minu amet on vaibakunstnik. Ja siis aga praegu viimasel ajal oleme ka kirjutanud, võib-olla see on seotud eaga, et vaibakunstnik nõuab, vaibakunst ja vaiba tegemine nõuab rohkem võhma. Nüüd ma olen läinud natukene kergemat, füüsiliselt kergemat teed. Et ma kirjutan, olen paari aasta jooksul kirjutanud 3 raamatut. 4 on praegu juba trükikojas ja 5 tahan ka kirjutada. Ja sellele lisaks teen kavandeid ja teen põrandavaipu, mis minu jaoks läheb rohkem leksereega selles suhtes, et ise teen kavandid ja tehakse Vändras valmis põrandavaibad, nii et kuidagi olen sellega ikkagi seotud. Aga no see kõige magusam ja huvitavam asi on siiski vaipade kavandamine ja niisuguse piltvaipade, just nimelt piltvaipade tegemine. Muidugi mitte üksinda, viimasel ajal abilistega tegin, aga nooremast peast, kui oli rohkem aega ja rohkem võhma, siis ma tegin kõik ise. See oli veel kõige toredam aeg. Mina olen Helis, pärandtehnoloogia tekstiili eriala tudeng, üsna värske, esimese kursuse lõpetanu nüüd ja tegelikult tulin Viljandisse õppima alles poole õppeaasta pealt ja mina olen Mando talu perenaine. Kui tore! Ja mis ma veel ütlen enda kohta? Rahvatantsuga tegelen ja Rahvarõiva kooli olen lõpetanud ja jah, rohkem ei teagi praegu. Mul ei ole nii pikka ajalugu veel. Hästi huvitav on see, et te mõlemad mainisid, et olete mingi talu perenaised. Mida tähendab perenaiseks olemine? Perenaiseks olemine on väga uhke ja ilus ja oluline töö, sellepärast, et perenaine peab olema kõikehõlmav. Kui sul on taluõu, kui sul on talu, võib-olla sul on pere, sul on vanemad inimesed, võib-olla lapsed, võib-olla loomad, kuidas kellelgi. Ja sul peab olema hoolt ja armastust selle kõige jaoks, ka taimed. Et kui sa pead märkama, et kas sul on koer janus või mingisugune taim kastmata või mis asi. Ja alati sa pead vaatama, et nii palju on tööd, et mis on kõige olulisem, mida sa pead otsima üles olulisema enne teha ja kindlasti sa pead tegema õigel ajal õigeid asju. Ma arvan, et üks taluperenaine, kellel on lambad ja hein teha, selle kuidagi ei sobi südasovel hakata remonti tegema näiteks. Ja või midagi niisugust, et õiged asjad õigel ajal ja niisuguse paraja proportsiooniga, et sa ei tähtsusta mingit asja üle, et selle arvel jääb midagi teist unarusse, et just terviku tajumine on hästi oluline, armastus ja terviku tajumine. Ilusti öelda. Mina olen väga noor taluperenaine, et me alles talvel ostsime talu, nii et ma ei ole veel oma kätte nii palju saanud sellest proovida ja tööd on veel palju, loomi veel ei ole, lapsi veel ei ole, aga märgata on kindlasti palju ja see on väga innustav, et seda hoolt ja armastust siis saab jagada seal märkamist. Väga kihvtilt öeldud, jah. Mõlema poolt loomulikult, mõlema poolt. Aga kuna me oleme Heimtali muuseumis, siis ma tahaks teada, et mis siin nagu muuseumis, mis siin toimub täpsemalt? Võib-olla peab natukene varem algama sellest asja, et Heimtali muuseum sai niimoodi
sai minu omaks kõigepealt. Nii et ta oli eramuuseum tükk aega ja kui me saime iseseisvaks, oli üks väga imeline aeg vahepeal ja isegi ka need mingisugused rahavahekorrad olid umbes nii, et kui mina sattusin Rootsi, tegin oma vaibanäituse, siis 2 vaiba müümise eest sain ma näiteks osta selle muuseumi. Aga selle muuseumi ma ostsin väga pühaliku ja ilusa raha eest. Ma sain Eesti taassünni auhinna, Jakob on Üksküli Eesti taassünni auhinna. Ja võt selle raha eest ostsin ma selle muuseumi. Ja tegelikult jäi raha ülegi, sest et mul jäi raha üle veel seda natukene, ta oli väga kehvas seisus, tal oli maja seen sees ja ta oli niiske ja üldse tundmatu sinna külm ja aga siis praegune perenaine Merle tuli ka, me naerame, et ta näeb nii kena ja noor välja, sest ta on nii pikalt sügavkülmas olnud, aga niisugune väga vastupidav ja väga armas, et nii kaua ta on siin töötanud. No vot, ja selle ma ostsin sellepärast jällegi, et kui tuli iseseisvus, siis minul oli sellega käis kaasas see, et see maja, kus ma Tallinnas elasin, ma olin Kunstiakadeemias õppejõud ja mulle see väga meeldis see amet ja mul oli ma võisin maale tulla, mulle alati meeldis maal, aga mul oli kahju jätta oma õpilasi ja seda ametit või seda, mis ma olin siis vist professori KT või midagi Kunstiakadeemias. Aga siis ikkagi pidin tulema, kuhu ma ikka tulin oma vanaisa majja elama. Ja vanaisa maja on siin üle ja siis hakkasin vaatama, kuidas ma elan ja olen ja me asutasime siis Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitööosakonna. Kõigepealt olingi mina seal juht, et peetakse mingil määral selle osakonna ämmaemandaks, mis vastab isegi tõele. Ja nii ta siis on ja meie õpilased olid siin ja õpilased olid minu talus ja tegid seal akvarelli ja joonistasid ja esialgsed õppekavad olid hästi lihtsad ja niisugused. Aga see koht oli, vaatamata, et oli jahe ja külm ja võib-olla ebamugav, aga jõulupeod olid siin ja kasukad ja mantlid olid vahel seljas, aga me tegime kütsimahjusid ja panime kõik verivorsid ahju ja elasime nagu ennem asjade eestlased ikka. Ja siis ta hakkas saama minu, muidugi tasapisi, jällegi kui ma mingi raha sain, siis ma püüdsin seda jälle siin rakendada, et katust parandada ja parandaid panna ja oli ta siis 20 aastat niimoodi eramuuseum, kus sain hakata saan aru, ma jään vanemaks, varsti ma ei jõua, ja siis oli selline õnnelik asi, kui Eesti Rahvamuuseum sai 100-aastaseks, siis ma kinkisin selle muuseumi ära. Kingitud hobuse suhu ei vaadata, raske küll seda kingitus vastu võtta, aga ma olen selle üle väga tänulik ja tundub küll, et see oli hästi õige liigutus. Ja nüüd ta on ka kasvanud, kuigi me saime omal ajal ka hakkama isegi midagi tegime, investeerisime, maksime palka natukene mõõdukalt ja lihtsalt pühendunult hoidsime seda kohta. Aga miks siis seda ma üldse ostsin, seda otse küsimus. Mul raha siis oli selleks, aga esimene töökoht peale Kunstiakadeemia lõpetamist oli rahvakunstimeistrite koondisukku, mis mulle väga meeldis ja see tähendas väga palju reisimist. Kunstnike vahel olid maad jagatud, minu maad olid Kihnu, Ruhnu ja siis Võrumaa, Setumaa, see kant. Näiteks väga toredad on ju Muhumaa ja Saaremaa, Hiiumaa, aga need olid nagu teistel kunstnikel. Muidugi ma sattusin sinna, aga mitte igakuiselt ja regulaarselt. No ja siis ma seal käisin ja see vahel ühest kohast tulin, järgmine hommik sõitsin teise maakohta oma valdustesse ja lennukiga sõitsin palju ja Kihnu ja Ruhnu ja see oli imehuvitav aeg. Ja mind huvitas juba, ilmselt nägi mu professor Mari Adamson ka, et mul on see väga suur rahvakunsti huvi, pärandi huvi ja tõesti oli täitsa lapsest peale, mul oli igasugused vanad tükikesed ja asjad meeldisid. Ja siis
kuna ma kodus elasin ja mul mingisugust niisuguseid moeriide huvisid ka ega midagi ei olnud ja kõik oma palgad ma ostsin igasuguseid asju, mida te võite siit samast kapist praegu leida. Et nendes maakohtades, kui ma siis olin nad siis Kihnu või Ruhnu või ostsin tekke, ostsin kindaid, muidugi vahel ma sain niisama ka, mulle anti kingiti üksikuid asju ja siis ma neid kogusin ja oma maja Tallinnas, kus elasin, hakkas juba kitsaks jääma, kui ma Kunstiakadeemias olin, siis mõni niisugune väliskülaline tuli siis toodi, Anul on kõik, siis toid mulle külla, siis see oli kõik nii ülekoormatud, ma olin ülekoormatud nii asjadest kui külalistest. No vat ja siis ma mõtlesin, oi kui tore, kui läksin muuseumis, kuigi see oli kaunis julge mõte, sellepärast, et see maja on praegu ilus, aga milline ta siis oli keeruline. Aga nüüd ma arvan, et üks minu niisugune rõõm, mida ma elus olen teinud, ongi see muuseum. Sellepärast ja eriti praegu räägin, et üks töötaja, see Merle, kes oli praktiliselt algusest saadik siin olemas ja teine oli meil väga hea minu õpilane, kes oli nagu mitmel korral, eks ju, Kultuuriakadeemia lõpetas mina olin ta juhendaja, pärast läks Kunstiakadeemias, seal oli jälle ta juhendaja ja nüüd ta on siin, ütleme, juhataja. Mida paremat ei saa üldse ollagi. Väga huvitav on, et sa enne mainisid, et sul nagu huvi tuli juba noorest saadik. Et see ongi nagu, ma tahaks küsida teilt mõlemalt, et kuidas see nagu huvi teil mõlemal tekkis üldse, ütleme nii, rahvakultuuri vastu? Ja kuidas te ise tunnete, et milline mõju rahvakultuuril on tänapäeval? Jah, see on üks niisugune, ma arvan, et minul on nii, et mu ema oli Tartus, ta väga armastas käis Tartu Ülikoolis ja ma mäletan, kui ta oli noor, siis temal oli, ma arvan, et oma aja jaoks väga moodsad riided, tal oli rahvariide kangast tehtud niisugune pintsakjakk ja siis ma imetasin, kui ilusad värvid tribud ja siis mul oli üks Võrumaalt pärit lapsehoidja, kes tõi mulle ühest vanast väiksest tekist tehtud titteteki või nukuteki või nukuvoodisse. Siis ma võisin ära vaadata, kui ilusad triibud ja kõik niisugused asjad meid hästi tõmbasid. Muidugi mind tõmbas veel rohkem ema, aga vahel, kui ema tegi ülikoolis eksamid, siis meid viidi kuskile maale. Kõik need vanad saunad ja kanapojad ja põrsend ja kõik, mis kuskil paisti selline, et see oli see minu ideaal, ilus elu. Siiamaani ma arvan niimoodi, et see on ikkagi see päris elu. Aga üks huvitav asi, mis ma olen mõelnud, ma näen ju hästi palju noori, kelle elul ja olekul on, ütleme, suur vähemalt ürkorg vahel, et teisel kaldal on see sinu elu ja teisel kaldal on pärand ja kuidas sa siis üle rippsilla sinna saad. Ja see on juba habras ja õrn, aga minul on rohkem niimoodi, et ei ole vahele jäänud kohti. Ütleme, mis vanaema või kas ta tuleb ise või tuleb juttude kaudu või lugemise kaudu, kõige selle kaudu. Ja mul tuleb selle koha pealt meelde üks Hiiumaa muuseumi juhataja Elgi Põllo, ükskord rääkis naljaga pooleks sellise, ütles lause, et kui tema oli niisugune üliõpilane ja hakkas seda etnograafide pärandit õppima, siis ta küsis isale, et räägi, kuidas te pidasite seda mihtripäeva või seda või teist. Isa oli rahulikult öelnud, et eks need päevad sai kõik ära peetud, ei mäleta, et mõni oleks vahele jäänud. Ja võt minu jaoks on see niisugune õpetuslause, et sa ei tohigi vahele jätta. Ja kui sul on hästi suur vahe seal, siis see suhtumine ja olemine on hoopis teine. Ja ma olen isegi niisugust asja mõelnud, et näiteks, eks ju, Kihnus on leinasriided ja pulmariided. Ja sa võid jutustada, rääkida, ma tean, sinised on leinariided ja seal on ainult roheline kollane triip ja pulmariietel on palju punast ja nii. Ja siis võib-olla kindad, mingisugused ilusa mustriga kindad. Hästi suur vahe on, kas praegu Tallinnas kuskil mugavas teleka ees koob inimene neid samu mustreid või kihnlane koob kusagil
köögis ja paneb aga tuld alla, et külm ei oleks ja ootab tormiselt merelt oma meest koju. Ja näiteks minul on selline kogemus, mis oli küll kurb kogemus, aga mis saab, ma saan nende leinariiete juurde. See oli niimoodi ükskord, et oli hästi suur torm ja mina ka läksin üle mingi Kakuami paadiga õnnelikult sinna, aga üks paat ei tulnud õnnelikult randa ja 4 noort meest said, uppusid ära. Ja siis järgmine päev, ja kuna see saar oli nii väikene, siis nagu kõik on leinas, see on kõigi mure, kõigi ühine mure. Ja kui ma läksin siis poe juurde, kus tavaliselt olid värvid niimoodi, et enamik punast, eks ju, triibud, see oli mitte ühte punast triipu polnud. Terve kõik, poes oli palju rahvast. Ja võt see kogemus, et mis see siis tähendab ja sellest päevast on minu jaoks see leina seelik sügavam või ma sain läbi tunda ja vahel on ta ei pruugi nii traagiline, drastiline kogemus olla, aga võt niisugune asi näiteks. Ja näiteks on meelde jäänud. Ja kui mul need õpilased tulevad, siis muidugi järjest läheb see org või see mälestus, ma ütleks, et mälu järjepidevus on hästi oluline. Mälu järjepidevus, aga see võib ka siis tulla, et vanaema räägib sulle midagi, eks ju, ja see vanaema jutt ja ema jutt ja see juba silub seda teed selle asjana, mille vastu sa huvi tunned. Mul on väga huvitav kuulda ka nagu Helise vaatenurka siit, et see on juba generatsioonide vahe, et ma tahaks teada. Ja, et kuidas siis minu teekond sai alguse siiani, kus ma olen. Minul ei ole nagu sügavaid selliseid juuri kuskil, et vanaema ikka maal ja suviti kõik suved ikka vanaema pool ja selline alati oli soe sinna minna ja olla, aga sellist pärandkultuurilist tausta küll nagu kellelgi meil ei olnud. Käsitööga mul on alati meeldinud tegeleda, väiksena ikka barbidele tegin neid väikseid kleidikesi ja mingid nipet-näpet vanaema ja ema õpetasid kuduma ja heegeldama. Aga see suurem huvi just meie sellise rahvuse ja pärandi vastu tekkis ilmselt sellega, kui ma käisin vahetusaastal Ameerikas. Ja seal ma nägin, et igal rahval ei ole sellist pärandit, nagu meil siin on. Et seal on küll hästi palju kõike, aga nagu meilegi õpetati, et seal ei ole supp, vaid seal on salat. Et seal on kõike natukene ja kõik on eraldi. Aga neil ei ole nagu seda, nagu meil siin on, et sa võid minna ajas nagu 150 aastat tagasi ja sa tead, mis siin toimus, või et kuidas eestlased siis elasid. Et nemad ei tea. Ja siis ma sain aru, et okei, see on midagi omapärast meil siin, et seda tuleb hoida. Ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ma olin juba varemgi vaatan nagu rahvatantsijaid sellise pilguga, et neil on nii ilusad riided, neil on nagu, nad tantsivad nii ilusti ja ma tahan ka, nagu vaatasingi pisarad silmis ja et mina tahan ka ja neid riideid kanda ja katsuda ja olla seal on ju, aga mul ei olnud kunagi seda võimalust, aega ja siis, kui ma tagasi tulin, siis ma mõtlesin, nii, ma pean saama. Leidsin omale tantsupartneri ja läksime ja siis samal ajal nägin ka kuulutust Vooremaa Rahvarõiva koolile ja läksin Rahvarõiva kooli koos emaga. Panime ennast kohe kirja, kui plakatit nägime ja siis... Ega ma läksingi sinna ainult põhikooli käsitöötundide oskustega. Janne Vaabla või? Ei. Mul oli käsitööõpetajaks Eike Salu Jõgeval. Ja siis käsitöötunnid mul olid ka alati hästi läinud ja väga meeldis, aga ma ei olnud sellega nagu edasi tegelenud. Ja siis ma mõtlesingi, et issand, et millesse ma ennast segasin. Esimest korda läksime sinna Rahvarõiva kooli ja seal ka juba sellised elukogenumad ja kes juba oskavad ja on midagi juba teinud, on ju. Ja siis ma mõtlen seal, et issand, ma olen ühe kotikese võib-olla tikkinud ja mingi kindapaari ja sokipaari kunagi kudunud, aga nüüd on ka juba läbi kulunud, et mis ma teen siin. Aga siis me hakkasime vaikselt järk-järgult minema
ja mulle hakkas nagu nii meeldima ja koolis sai vahetundides tikitud ja kootud ja paelu punutud ja siis koolikaaslased vaatasid küll, et issand jumal, mis sellel viga on, et nagu kogu aeg on midagi näpus ja muud ei ole teha või. Et noh, enamasti istud siis tunnis vahepeal scrollid telefonis või miskit, aga heliskoop on ja mis asja, et nagu mis sellel viga on. Aga jaa, see hakkas nii meeldima, et tegingi oma rahvareiva komplekti valmis ja siis pärast gümnaasiumi lõppu mõtlesin, et mis must nüüd saab ja tegin otsuse, et lähen õppima Tartusse psühholoogiat. Aga siis see oligi selline otsus, et kuna ma juba sisse sain, et ju ma siis lähen sinna. Pool aastat olin, kannatasin ära, juba selline veerandi peal oli selline, et ma ei tea, kas ikka on mõtet. Ja siis hakkasingi mulgutama mõtteid, et Rahvareiva kooli lõpp hakkas ka lähenema. See oli palju toredam, meeldis palju rohkem. Ja siis natukene sai nööre tõmmatud siit-sealt ja nüüd ma olen 1 semestri siis Viljandis õppinud ja tekstiiliga tegelenud süvitsi, et siin ma nüüd olen ja just see, mina loen enda selle teekonna alguseks just seda, et ma seal Ameerikas käisin ja nägin, kuidas seal seda ei ole ja Eestis meil on. See on väga hea. Ja, sellepärast, et tõesti meil on ja see on nii suur väärtus, see on nagu loodusvara, see on meie rahva, see on, me peame hoidma seda ja armastama ja üks asi on need asjad ja see ilupool, aga üks väga oluline asi on, et me oskaksime edasi maad kaevata, porgandeid rohida, kõiki neid traditsioonilisi töid, et vähemalt kui ise ei tee, kuidas kala püütakse ja vähki püütakse ja need oskustööd, need meie igasugused põliselu, niisugused väärtused ja just nimelt oskused on hästi olulised. Need käivad käsikäes muidugi asjadega. Ka see asjade tegemine on oskus, üks oskustest ainult tegelikult. Ja sellepärast sai ka talvel talu soetatud. Väga. Kus see talu on? Põltsamaa lähedal. Põltsamaa on ju, hiljuti olid siin mul külas Põltsamaa lossist või Põltsamaa, ma ei tea, lihtsalt Põltsamaa naised olid terve suur grupp siin külas. Jaa. Et me hakkame seal siis ka õppima neid põlisoskusi ka süvendatult, et kuna elukaaslane on juba ka maal kasvanud, mina ise ka, siis mingid oskused on, aga et siis neid saaks ka nagu rakendada ja edasi kanda. Ostsin, mõned sain naabrite käest ja näiteks ma võtan siit välja võib-olla meie naabrid on Kaia Pulga nimelised, kus ühel emal oli 17 last, emal ja isal, ja ilmselt oli neil kulusid tekid ikka kõvasti. Ja see on näha siis niisugustest kulumata ribadest on kokku pandud ja ilusad tikitud ribad vahel, selline tekk. Tihtipeale olid need tuniistehnikas heegeldatud need ribad, aga siin on vanast teki kulumata äärtest tehtud niimoodi. Ja kus ma selle sain? Läksin naabritele ja see oli pandud mesitaru peale soojaks. Ja siis ma ruttu läksin jälle tekipoodi, ostsin mesilastele uue sooja teki ja siis selle lillelise võtsin endale. Need vaesed mesilased olid, et toit vahetatakse neil suhkru vastu ja ilus tekitud tekk vahetatakse igava tänapäeva paiga teki vastu, nii et nii neil läheb. Aga ma vaatan veel, millist ma näitan. See on nüüd üks niisugune, mis mulle on sõbrad kunstnikud kinkinud. Saima Weidenberg, üks ruumikujundaja ja Eestis oli tol ajal minust vanemaid, ütleme üks põlv või vanemad kunstnikud, kes käisid siis korjamas vanavara ja see
nende hulgas oli siis Viive Tolli, Leili Muuga, siis oli Saima Veidenberg, kes mulle selle kinkiski selle teki ja nad käisid Ruhnus, Kihnus, Läänemaal igasugustes kohtades ja siis nad ostsid ja nad armastasid oma kodu nende asjadega ehtida ja nii. Tore, selle tekiga ma võin rääkida, minu professor oli Marja Adamson ja talle kuidagi meeldis Eesti, see värvikoloriit ongi niimoodi, et kuni 19. sajandi lõpuni oli taimevärvid, mis on selline mahe, umbes nii nagu kõik on juba külm ära võtnud, hallid pruunikad, mahedad asjad jäävad järele. Marile ka see väga meeldis ja aga siis, kui need tuli need talupoja aniliinvärvid, siis võib-olla natuke kriiskavad ja vägevad, ükskord siis ütles Mari niimoodi, et ega see Eesti rahvas pole midagi nii maitsekas olnud, need asjad on ainult maitsekaks pleekinud. Ja võt siin võite täpselt näha, et asi vastab tõele, et ühelt poolt on värvid veel kirkad, aga teiselt poolt on natukene juba mahedamaks. Tervik on nagu saavutatud. Igal mustril on nagu siis, kas nagu, kuidas ma ütlen, kas neil on mingi tähendus ka? No see on väga suure tähendusega selles suhtes, mitte ainult Eestis, vaid see on 8 kand ja see on õnnetäht ja ütleme 8 kand õnnetäht, õnne toov muster. Niisugune peetakse teda selliseks. Praegu ühte vaatame, kus ma selle saan kätte. Ma võtan välja ühe oma lemmiku, kui ilus ja värviline võib olla ilma värvideta asja, nii et kui sul on ainult must ja valge rammas, siis sa võid teha endale nii väga-väga ilusa sõiduteki, see on halliste sõidutekk, kus siis ainult sellega on erinevad heretumeduse riibud, et natukene tumedam ja natukene keskmine ja heledam lähevad ja siin on niisugune vigurtriip, ütleme kirjuks korrutatud lõng või lihtsalt veeretatud must ja valge kokku ja saadud selle. Ja siin võib tulla ka selle peale, et inspiratsiooniallikas, kui ma vaatan vaipu, ma arvan, et ma leian 5 või 6 vaipa, mis on sellest lähtunud. Ja see on olnud aluseks inspiratsiooniks. Nii. Ja siis edasi näiteks võib öelda, et elus tuleb, kui sa oled kunstnik, igasuguseid ülesandeid või kohustusi. Vaatame, kas see on siin. Ja näiteks setodel on üks väga huvitav niisugune püha etnoasi, see on püha neil on püha see nurk, kus on kas keegi pühak või Jeesus või Maria ja selle ümber on pandud väga keerukas, väga aeganõudev, väga ilus pühasärätt, mis käib ümber selle, siis selle pildi ees on tavaliselt väike lauakene, laua peal kas õlilamp või küünal, ja siis kas palvetatakse või ollakse. Huvitav kogemus oli see, kui ma ükskord käisin Ukrainas Hutsuuli külades, siis seal oli ka umbes niisugused nurgad, aga siis nad olid asendanud selle pühaku või Jeesuse pildi Taras Ševtšenkoga, seal oli Ševtšenko ja siis sellele ümber tõmmatud siis nende ilus see, et nii kalliks on nad pidanud seda oma poeti siis. Aga ma tahtsin öelda, et näiteks mul tuli selline ülesanne, kui Eesti riik sai 100-aastaseks, kellelgi tuli mõte, et las Eesti rahvas me koome 100 meetrit vaipa. Aga kui eks kõik tuleb kuduma ja kuidas sa siis jälgid ja kuidas saab niimoodi, et kui meil on 106 kihelkonda, no enam-vähem lepime 100-ga, et mõned on nii lähedased teineteisele, et võib ka ühega võivad jagada seda värvi või triibustikku. Ja siis ma mõtlesin, kuidas seda teha. No hea küll, 100 meetrit, siis on 100 meetrit, iga kihelkond saab 1 meetri. Aga kuidas see siis lõpeb ja kui järgmine inimene tuleb jälle, kuidas saab? Ja kavand sai nii tehtud, see Ene Pars otseselt tegi neid triipe palju, aga see süsteemi mõtlesin välja mina, ma ei mõtlenud välja, seda on hoopis mõelnud välja üks setu, kes on
millegipärast tulnud tal iga paarikümne sentimeetri tagant meelde, et ta on Eesti Vabariigi kodanik ja seal peab olema sinimustvalged riik. Aga ma tahtsin ühte õpilaste tööd näidata võib-olla selles suhtes, et see asi näitab kõige rohkem, mida me siis tahame. Eks tänapäev on tänapäev ja siin on omad reeglid ja omad asjad, aga me tahaksime seda pärandit kasutada, täpselt kas kui nagu allikat, kui inspiratsiooniallikat, kui värvi ja mustri suurt sõnaraamatut. See töö, mis sai ka Itaalias kuskil õpilaste töödes auhinna ja preemia, on niisugune kirikergo. Tüdruk kasutas ära väiksed puidujäätmeid ühest puidutöökojast, kasutas ära vanad ja kasutuseta olnud lambitahid ja võttis siis siit mustritest vöökirjad ja tegi sellise kergo. Kergo on see võru keeles väikene, ütleme lüpsipink või pink. Ja kirikergo on ta nimi. Ja siis tema tegi tänapäeval selline, et kui vanasti siin võib-olla lüpsti lehme, istuti, siis nüüd sa võid istuda Postimest lugeda, pärast Postimehe siia tagumiku alla panna sinna peidikusse ja selline tore ja praktiline asi, kus juures me kanname kaasas seda pärandit, seda mustrit ühe vöökirjana. Et see on selline ilus näide selle suhtes, et mitte üks asi on me kopeerime, nüüd aga lähme koopiate juurde, selleks kopeerida ja mediteerida kopeerides, et tuleksid loomingulised mõtted ja sa saaksid seda pärandit oma praegustes tegevustes kasutada. Oma küsimus, et kui lähedal see asi sul on ja kui suur see, vaata me räägime, alati on puutepunkt, mõned noored on nii, et nad haakuvad see puute ja mõni korraks vaid, eks ju, et see eluhoiak ja laad on nii teistsugune, et ega tal väga palju enam selle asjaga pistmist ei ole. Aga mõnel on. No vaat. Ja siis vastavalt sellele ta vaatab, et kas ta võtab nii palju kui pipart ja soola või kui ta võtab hoopiski nagu vesti selga või kui palju ta seda kasutab. Sest et ega ta sinna vanaemade aega igal juhul ju päris tagasi ei lähe. Helis, et ma olen lugenud ERR-ist ühte artiklit, kus olid sina lõpetanud gümnaasiumi. Ja. Rõivastes, jah, rahvarõivastes. Et, ja see oli, neid, kuidas ma ütlen, kudumisoskusi sa said Voorema rahvarõiva koolis, eks ole. Ja. Et ma tahtsingi küsida, et kust nagu see idee tuli? Et ma sain aru, et me enne rääkisime, et sulle niikuinii väga suur au oli nagu neid rõivaid nagu näha, rahvatantsust kõik hakkas pihta, aga et mis tundeid see nagu tekitas, kui sa ise tegid seda kõike? Seda rõivaste komplekte algusest lõpuni? No see oli ikka väga uhke tunne minna oma tehtud rõivastes oma kooli lõpetamisele. Et tegelikult oligi see, et rahvarõiva kool ise lõppes detsembris, aga gümnaasium lõppes juunis, enne detsembrit, siis selles juunis, mitte pärast. Ehk siis natukene pidin kiirustama, et oma komplekt lõpule viia. Ütlen ausalt, viimased pisted tegin öösel enne lõpetamist. Pärjale lindid said jah külge seal öötundidel, aga mul oligi valik, et kas ma lähen, kulutan oma aega lõpututele kleidiotsingutele, kust ma ikkagi lõpuks ei leia seda, millega ma täielikult rahul oleks. Aasta pärast võib-olla vaatan, et issand jumal, mis ma selga panin, et ega mul oli ka suur dilemma, et kas ma ikka lähen oma riietes või nagu, et on äkki imelik või sisemuses ma ju teadsin, et ma tegelikult tahan ja et mul on juba nagu, see on nagu nii käega katsutav juba, et ma panen need oma riided selga.
aga ikkagi mingi kahtlus oli, et äkki panen ikka midagi moekat, et mis praegu trendikas on ju. Aga siis mu juhendaja Tiina küll ütles hästi, et nii, et sul on nagu 2 võimalust, mis teed minna, et kas sa tahad vaadata 20 aastat hiljem, et et sel ajal kanti selliseid riideid või siis, et ma tegin gümnaasiumis seda ja ma nagu see on minu oma kätetöö ja ma siiamaani kannan neid riideid, on ju. Siis ma olin nagu okei, nii, ma panen ikkagi need rahvarõivad, aga ma ei öelnud mitte kellelegi, et ma lähen nendest oma rahvarõivastes. Ja siis, kui sõbrad ikkagi teadsid, et ma ju teen neid omale. Ja siis, kui nad seal mind nägid, siis nad olid nagu okei, sest et ma olin bluffinud ka sõpradele, et kui keegi küsib, et sul on nagu lõpukleit olemas ja värki, ma olen nagu ja, mul on paar aksessuaari vaja veel ainult nagu otsida, siis tegelikult oli see aksessuaaride mõte see, et mul on pärg tegemata, mul on vöö kudumata. Et ja väga-väga uhke ja siukene väärikas tunne. Kui siis need olid sul juba seljas, kas sul siis oli veel kõhklust või siis oli see täielik sinu otsus ja kindlus, et sul on hea nendega? Ja see oli täielik kindlus. Ega see polegi nii lihtne noorele inimesele see täieliku kindluseni jõuda. Ei, see minul oli küll täielik kindlus ja uhkus. Jah, mul oli siukseid huvitavaid pilke minu suunas ja ka mõni kommentaar, mis pani mind ennastki kohkuma või nagu, et ma ei osanud kuidagi vastata, aga jah, sest et paljude jaoks võrdub ikkagi nagu rahvarõivas rahvatantsuga, et kas sa tantsid siis? Nagu ei, see on kõige pidulikum rõivas ikkagi, mida sa kanda saad ja ma olen väga uhke selle otsuse üle, väga rahul siiamaani. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele. Ei, vastasid. Väga ilusti. Aga siit ongi nagu, mul tuli näiteks mõttesse see, et aga kuidas nagu Kultuuriakadeemia, siis kuidas ma ütlen, tekstiili eriala, õppekava on nagu aidanud sul siis, kas ta on nagu aidanud mingi perspektiivi muuta ka või ta on hoopis rohkem nagu kinnistunud mingeid teemasid või jah, et kas ta on lihtsalt avardanud midagi? Ma arvan, et pigem on ikkagi avardanud, sest et tekstiili erialal meile õpetatakse ja meile näidatakse hästi palju ikkagi nagu seda, mis on varem olnud, kuidas on varem tehtud, Eesti rahvarõivad, erinevad piirkonnad, kui erinevad need on, et see on ka täiesti oma maailm, et nagu naaberkihelkondades võivad täiesti erinevad rõivad ja esemed olla, aga et just see oskus, et me oskaks ja tahaks seda kasutada tänapäevases võtmes ka, et see on nagu minu jaoks seda pilti hästi palju avardanud, et ma veel õpin seda, et ilmselgelt see ongi 4 aastat on ju ja ma loodan, et 4 aasta lõpuks kindlasti on see oskus juba arenenud, et just nagu loovalt kasutada neid motiive, nagu Anu ka rääkis ja näitas, et võtta mingi väike kild ja teha see kuidagi nagu tänapäeva võtmes, et see on nagu nii äge ja ma tahan sinna jõuda. Praegu veel saan juba natukene katsuda, aga jah, et Rahvarõiva koolis oli küll see, et nüüd me teeme koopiaid ja lihtsalt endale, aga siin ma näen seda, kuidas seda tuua siis nagu tänapäeva. Jah, okei. Aga oled, mis on lemmik õppaine nagu? No ma tean, et esimene aasta, aga mis on... Ei, pool aasta. Pool aasta. Aga mis sul nagu lemmikõppeaine on olnud siis? Lemmikõppeaine? Kusjuures meil ongi nagu näiteks üldained on ju, et mis annavad nagu sellist tausta rohkem, maalimine, joonistamine oli mega äge, ma ei ole kunagi, ma ei ole endas avastanud seda joonistamise annetega üldse, aga meil on nii hea ja tore õppejõud, et ta paneb kõik joonistama ja ma tunnengi, et mulle meeldib joonistamine, et see on hästi kasulik olnud ja
Ma pean praegu ütlema, et telgedel kudumine on minu jaoks väga põnev ja väga meditatiivne tegevus. Et ma olen seal telgede taga ja pea on täiesti nagu tühi, ma olen täiesti kohal ja aeg lihtsalt lendab. Et ma ei mõtle ühelegi argimurele, et issand, et mis ma hommikuks söön või et issand jumal, et ma ei tea, prügi on välja viimata. Ei, sellel hetkel on mina, teljed ja see lõng või mis iganes mul siis käes on. Et see on praegu minu lemmik olnud. Siia kinnituseks ühe asja öelda, et minul oli lapsena üks lemmikraamat Jaan Vahtra joonistamise ja maailmise õpik. Ja seal oli esimene lause selles õpikus oli nii: inimene õpib 1 tunni joonistamisega rohkem kui 10 tunni vaatamisega. Ja nii see, väga õige. Et see vaatamine on nii intensiivne ja nii konkreetne, et kui, millised silmad, kui kaugel, muidu sa ei vaata niimoodi. Ja kui sa joonistad, siis sa vaatad niivõrd täpselt ja pärast on niisugune loominguline äratapamise hasart veel juurde või sarnasuse otsimine kõik. Et tõesti see joonistamine on A ja O. See on nagu lugema õppimine. On küll, jah. Piltkirja lugema õppimine. See muuseum oli mulle väga armas juba sellepärast, et isa käis siin koolis ja ta rääkis väga huvitavaid ja väga naljakaid lugusid, mis siin koolis kõik juhtus. Aga kui ta oli juba vana ja ütleme juba haigevoodis või lausa surivoodis, siis ta tihti ütles mulle, et mine vaata, kas see ikkagi, kas katus veel peab ja mis sellest koolist on saanud. Ja siis ma käisin ja võin öelda, et ma vist natukene isegi vahel valetasin asja paremaks, kui see oli, aga tegelikult katus oli läbi ja ta oli päris halvas seisus vahepeal. Ja siis, aga neid lugusid ma tean, kes siis käisid siin koolis ja mis nendest sai ja neid lugusid väga palju ja juba ütleme eelmise põlve sidemed selle kooliga, rääkimata, et koolijuhataja oli niisugune kultuurielu edendaja ka. Näiteks mu vanaisa on mänginud Heimtali sümfooniaorkestris, mis siinsamas seltsimajas siis toimus ja minu isa, minu vanaisa ja minu onu ja veel kõik naabrimehed mängisid siin sümfooniaorkestris. Oli kohalik mees Tagametsa järve äärest, kes tegi vabal ajal viiuleid nendele ja nende viiulitega nad siis mängisid, mida nad ise arvasid, et ega nad Stradivariusele alla ei jääd, et nad olid väga head viiulid. Ja võt selline ja see seltsimaja siin kõrval oli, kus olid külmtoidu valmistamise kursused ja selline toit on ja väga oluline ja eriti ka see pärandtoit, mis õppekava algab kohe tänavasta sügises, millest ma ei jõua ära rõõmustada seda. Ja siiamaani ei ole ma rohkem ka saanud kaasa aidata, kui et kogunud vähemalt aasta jagu tulihingeliselt retsepte ja vanukuka raamatuid. Et see on üks jällegi valdkond, et neid valdkondi on ju väga palju, et riided, igasugused tegevused, tööd ja ka toit ikka on toitev õppekava, ma ütleks. Ma olen aru saanud, sellel muuseumil on nagu väga sentimentaalne väärtus sinu jaoks. Aga kas sul on mingi ese ka äkki, mida sooviksid nagu need esemed on ju nii palju, mis ma ise olen leidnud. Aga kas seal on see Uku ajal, võib-olla isegi see tekk, mis ma näitasin, selle musta lamba tekk võib-olla on isegi esimene. Et tähendab, mis mul on väga tihti meelde tulnud ja mida ma olen oma loomingus kasutanud, ma võin lausa neid kavadeid näidata või pilte vaipadest, mis on sellest kõik välja kasvanud. Aga ikka tihti on ju, me teame, et meil on väga palju muuseumid, kaasa arvatud Tuletõrje muuseum ja võib-olla Ringhäälingu muuseum või igasuguseid väga põnevaid muuseumeid, erialalisi muuseumi. Aga kui ise ütleks, mis see on kõige rohkem üliõpilaste muuseum ja ise äranis kunstiüliõpilaste muuseum, sellepärast, et siin on juba peaaegu 30 aastat käinud kunstiakadeemia just nendes rahvakunsti praktikal.
taevale tänu, et seda pole veel kellelgi tulnud mõttesse kinni panna sellist õppeainet, vahel juhtuvad ju need õnnetused ka, et keegi midagi nii hullusti ära muudab, aga need õpilased käivad ja siis see siht siin oligi nii, nagu ma näitan, et esimene laseme nad vabalt siia lahti, õpilased, ja siis nad näevad ja kui neile midagi silma hakkab, umbes niimoodi, kui kunstnik läheb loodusesse, ta vaat, selle motiivi ma võtaks, selle kasepuu ja selle männipuu või selle majanurga või midagi, et nad otsivad siit nagu motiivi, mustrimotiivi, värvimotiivi, võtavad selle asja ja teevad koopia. Siis me pärast lähme selle laua juurde räägime ja see koopia on niisugune, kuidas nüüd öelda, pealiskaudsuse vastumürk, kui sa pead ikkagi number 1 pintsliga ühe asja, üks kord elus kas või ära tegema, siis see koolitab või distsiplineerib sind ja kui meil oli enne näiteks tegemist õppekavadega, tihtipeale mina olen isegi selle vastu, kui vahel küsitakse liiga palju õpilastel, no mis sa tahad, ja kui õpilas ütleb, et see on igav. Aga ma mäletan, meil oli üks väga hea ja tark õppejõud seal ülikoolis, kunstiülikoolis, ütles, et ega ülikool pole tsirkus, et kogu aeg huvitav peab olema. Et see on, sa pead läbi närima, seal on bukett ja hea õppekava tähendab seda, et targad inimesed on pannud sellise, tarkuse rohuretseptid kõrvale. Ja kui sa jätad sealt ühe ära, see on ka nii, et üks ravim võib olla magus, aga teine on kibe. Ja sa pead maguse ja kibeda kõik ära sööma ja rahulikult selle, ütleme, selle sama perioodi läbi elama või selle ravikuuri, targaks saamise ravikuuri läbima ja siis sa saad selle kätte. See on tõepoolest nii ja siis ongi tore, et pigem on tark usaldada seda õppekava ja püüda kõige asjadega, mis seal on, hakkama saada. Kuni ühele meeldib üks, teisele teine niimoodi. Aga jah, siis praegu on juba neid koole, kes seda pidevalt kasutavad, seda muuseumi, kunstiakadeemia, mitu eriala, siis Pallase kool ja muidugi Viljandi Kultuuriakadeemia, seal on nagu lihtsalt üks õppekoht, kus nad leiavad kõike, mida vaadata või kopeerida või mida inspiratsiooniks leida, rääkimata igasugustest välisõpilastest ja välismaalased, kes tulevad ja päris Eesti asju tahavad vaadata, nendel on ka see niimoodi. Kas siin tahvlis on need mustrid, eks ole? Jah, see on üks, mis ma ise algasin. Mul on üks, praegu peast ei mäletagi, kui ma siia päriselt elama tulin, see oli enne meie iseseisvust natukene, siis nii. Siis ma kutsusin, alguses ei olnud ja mingit ega seda kooli, kui polnud seda loodud, kutsusin kohalikust koolist lapsed kooli vaheajal ja ütlesin, et kas te tahate mustrit joonistada ja kas te tahate joonistada. Ja siis ma kutsusin endale tallu ja kutsusin perenaise, see tegi neile süüa, siis nemad päevad läbi vaatasid kunstiraamatuid ja joonistasid. Siis ma andsin neile niisuguse ülesande näiteks, mida nad praegu kogu aeg edasi kasutavad, et kui sa kirjutad, eks ju, ema. Niimoodi. Aga nendest kõikidest tähtedest, vaata siin paned 4 embi või jalgupidi kokku, saabki selle õnnetähe. Aga loomulikult, kui sa paned niimoodi iga ilmakaare suurtesse näiteks, see on E-täht. Näiteks. Aga kui sa oled A nagu mina, see, näed, ega ei ole paha ju. Ja siis A, eks ju, ja siis sa võid sinna veel lisada teisi tähti, kui sa tahad veel oma perekonna nime või midagi nii, ja see on selline tore, ütleme, kirjatähe pilt või see on kirjatähe kiri ja kindakiri muster niisugune mäng. Ja nii nad kõik tulevad ja tegelikult kõik mustrid, ükskõik kui keerulised nad välja näevad, on püstipidi kriips ja ristipidi kriips
ja algkriips ja nende liikumise võtmes tulevad kõik need uhked ja ilusad ja keerulised kirjad. Kui ma rääkisin, et see on üliõpilaste muuseum ja see on niisugune tore asi, et siiamaani nendel kunstikoolidel on õppekavas sees rahvakunsti praktika. Ja siia nad tulevad seda rahvakunsti praktikat tegema muuseumisse, sellepärast, et kohe päris ehe rahvakunsti on olemas, on kindaid, on tekke, on dokumente, fotosid, kõiksugu asju. Aga mina ise olen teinud, kui ma olen kogu aeg selle juhendaja olnud ju siin ja nüüd on juba noored minu asemel siin, jagada nüüd nagu 8. Üks on see, et miski asi keelele hakkab väga meeldima. Ja ta võtab ja ta teeb selle täpselt koopia, nii nagu minnakse, kas tehakse üks ilus akvarell või asjaga, aga isegi täpne koopia, et väga selles suhtes. Ja see on selline meditatiivne nokitsemine, kus sa lihtsalt teed selle ära. Ja kui mina olin õpilane, ma mäletan siiamaani, Helene Kuma oli päris range õppejõud ja ma tegin sellist pilti Püha Jüri lohega. Ma siiamaani mäletan Jürit ja Püha ja midagi miski. Väga hea, et see Püha oli ees, et hästi oluline, et inimesele midagi on ka püha ja püha. Ja vaat see Püha Jüri lohega saadab mind loeg, sellepärast, et ma pidin number 1 pintsliga korralikult ilusti ära kopeerima. Aga siin praegu on Halliste kinnas. Minul on teine tunne selles suhtes vaadata, et muuseumis selle kinda ma sain Leila Päärtelpoja käest ja Leila Päärtelpojaga sai selle vana Halliste kinda kuskilt ja kinkis selle minule. Imeilus ja tüüpiline Halliste kinnas ja siin on jälle üks Taukle talust saadud kinnas, mille ma ise siis ostsin ja see oli, ma ostsin palju asju korraga sealt talust pärit asju ja see oli ka selles suhtes niisugune püha ostmine ja müümine, et ta oli keskmise hinnaga, kõik need asjad, tekid, kindad, vööd, mida ma korraga ostsin ja see raha, mis ma sellele perenaisele andsin, perenaine võttis täies tükis ja andis selle Halliste kiriku üles ehitamiseks, nii et see oli väga ilus tehing, ütleme. Selle kindaga tuleb üks väga vahva lugu ka mul endal meelde, et kui ma gümnaasiumis käisin, siis mul oli 12. klassis ka üks kultuuriga seonduv aine, et meil oli kõigil vaba valik, mitte vaba valik, vaid kõigil oli nagu valida 3 siis selle aine raames mingi lõputöö asi ja ühed said meil mingit lühifilmi teha, aga mina kahjuks, või mitte kahjuks, aga mina sain teha ka ühe kinda ja ma pidin tegelikult räpina mustriga kinda tegema. Oli ruuduline muster, sest ma sain aru, et siin on ikka vaja ikka tohutult palju tööd. Olegi, ma mäletan algklassides, et Ilmar Manninen on selline Soome etnograaf, kes on ka palju asju, Eesti asju uurinud ja mul on kodus need raamatud, võib-olla nüüd on need juba siin muuseumis või siis minu raamatud on õnneks kataloogitud kõik. No võt, ja siis võtsin Rapla ratuline ja seda oli päris raske teha ja küll ma tegin algul musti, aga ikka ma pusisin need kindad ka, tegin algul joonistuse ja siis kindad. Aga see ei tulnud esialgu kergelt. Aga ma tahan öelda, et need on ääretult täpselt ja ilusti tehtud koopiad, eks ju, näiteks selline, et imetlusväärsed ja siin on jällegi, ma tean, kus need kindad, ütleme, on, see on Viljandi muuseumi kinnas ja need on siis nüüd roositud kindad, mida on mõne väga vähestes kohtades Eestis, aga üks nendest ongi Mulgimaa, kus on need kindaid, eks ju. Ja need on kunagi ammu tehtud, aga praeguse ajani näiteks Tartu Pallas ja igal aastal kingivad oma tööd ja need õnnestunud tööd, kui ta on ilusti vormistatud ja kante vahel iga järgmine töö või tähendab, iga tänane töö on homsele üliõpilasele õppematerjaliks ja nii see kogu aeg kasvab ja ma arvan, et see aines on siin muuseumis meil ikka väga, väga palju on seda juba kõike. No, et see, nii palju, muidugi need koopiad on küll tekkidest, kinnastest, mis keegi, eks ju, leiab, siin on üks Halliste sukku, väga tore. Ja nii edasi. Et see on see number 1, et ta peab sellega hakkama saama, ta peab ühe asja niimoodi kopeerima ja mediteerima, kopeerima.
selle. Ma tahtsin, selles mõttes see küsimus, mida ma nüüd küsin, see läheb teile mõlemale, et kas teil on midagi nagu öelda ka näiteks tänapäeva noortele, et mida nad võiksid rahvakultuuris siis avastada või nagu kuidagi oma silmaringi avardada kas või? Ma arvan, et inimesed on nii erinevad, et nad lihtsalt selles suhtes on head, et võib-olla võiks ka nii olla täiesti, et nii nagu vanasti oli kirjatehnika, paiskirju, aga sa teed 3 rida A-sid ja 3 rida B-sid ja teed ilusa käekirjaga ja ei tee mingisugust lopergusi, ma ei tea, mis asju, krutskeid, aga siis praegu on küll niimoodi rohkem, et inimesed on nii erinevad ja nende see taust ja nende huvi ja puutepunkt, selle puutepunkt, see rahvakunstiga, ma arvan, et mul on see väga lai, suur, aga paljudel inimestel on ta niimoodi lõpune. Ja isegi see maal olemine, et mõni tuleb ja on kohe rõõmus sellega, mul on endal see kujund, et see juba naljalt asfaldilt alla ei astu. Ja on olemas täiesti nii, kes kardab, eks ju, iirirotte, puuke, ma ei tea, kõike, ja ta ei... lihtsalt ta ei tunne ennast maal mugavalt ja selle tõttu need on jälle teist sorti inimesed siis. Aga mind huvitab siis, ma olen väga palju erinevaid neid ülesandeid andnud just kodus, ma vaatasin, mis kõik need nimed on olnud, mida ma olen näiteks üks oli Rahvaliides Ahven või siis on igasuguseid niisuguseid loomingulisi asju, et mis inimesed on midagi siis kopeerinud, näinud ja tegenud, aga antud juhul ma võtsin välja ühe sellise erinevad lahendused, kus mul ülesande nimi oli mustripuu. Ja see oli siis nii, et mine välja, joonista üks puu või midagi puuga seonduvat ja siis katsu seda kujutada, kasutades rahvuslikku motiive. No, näiteks siin on, et need samad tekitriibud ja mustrid ja seda on kasutatud kaske. Need siin on kase see valge musta muster, siin tüve peal on ka kõik väikestest kirjadest ja ma leian, et väga tore. Teine on teinud ka kase, leinakase, jällegi kasutades neid hästi. See on juba nagu stiliseeritud kuusk, jällegi võetud must motiivid need. Aga eriti huvitavad on minu arust need tööd, kus on siis nagu känd on keeratud kokku, eks ju. Känd on keeratud kokku vööst. Ja see siis eriti on minu lemmikasi umbes lageraie, et Eesti lageraie, et sa kas või löö mind maha ja tappa mind ära, mu muster jääb kuskile hõiljuma, eks. Kuidagi sellised nagu mingid mõtted, asjad tulevad ja neid on tehtud ja neid on siin väga palju, väga huvitavaid töid ja need on alati jällegi järgmistele õpilastele vaadata. Ja võib-olla jällegi eelnevad mõtted sünnitavad järgmiste peades uusi mõtteid. See on väga, väga tore. See on juba niisugune ütleme, loomingu ja kunsti või pildi eelkäija, selline loominguline mäng, loominguline käsitlus, nende mustrite käsitlus, aga see on suur väärtus, mida rohkem ja mitmel viisil on meil see pärand säilitatud ja hoitud, seda parem ja kindlam. Üks täppi pealt me oleme ise näinud näiteks ükskord, kui see suur veeuputus oli Kihnus. Enne seda me olin just õpilastega käinud ja üles joonistanud väga ilusa kogu tekke ja kui tuli see veeuputus ja muidugi siis oli kõigil tähtsam oma lapsed kuivale kohale saada, kui neid tekke päästa ja need tekid ligunesid ja luitusid kõik ära ja pärast meie andsime oma joonised, oma joonistest tehtud värvikoopiad ja nemad on alati valmis neid uusi tekke tegema, sest nad veel oskavad seda teha. Võt selles suhtes hea asi. Ja siin on jälle koopiaid ilused, siin on kõik need loomingulised, siin on näiteks Pauluse kirik, see oli kirik ja kiriku kinnas, kiriku need pingid ja siin on väiksed kirikukindad ja siin on jälle Pauluse kirik ja siis uks on nagu üks labakinnas ja siin on jälle labakinnas, niisugune mõttemängud selle materjaliga, mida ta siit on siis saanud. Ja seda mulle väga meeldib, seda ainet anda ja rääkida, muidugi sinna juurde käivad igasugused kunstiraamatud ja mustriraamatud ja lood ja pärandilood ja muinasjutud ja mu oma jutud võib-olla, mis ka tehti, käsitlevad neid asju ja teemasid.
Mulle hästi meeldis Anu mõte, et see pidepunkt on erinev inimestel just, et leida see oma pidepunkt üles, et kuskil on ikka vanaema või näedki rahvatantsijaid või leiad mingisuguse sihukese väikse asja, et sa saad aru, et see on meie Eesti ja see on meie oma, on ju. Et oskaks nagu seda väärtustada või et kas või see, et vanaema juures kasvab peenras porgand ja see porgand tuleb sealt maa seest, mitte ma ei lähe osta poest, on ju, või et see on üks osa. Just. Väga õigesti ilusti öeldud selles suhtes, aga mitte, et tuleb otsida, aga tuleb huvituda ja armastada. See, et kui sa juba kui sa väärtustad seda ja kui see sulle meeldib, see on hästi oluline, aga üks hästi teine oluline asi oli see, et tihtipeale tänapäeval on ju palju neid sünteetilisi materjale. See on looduse seisukohast, eks ju, mürk loodusele, elule, kõigele, ta ei kõdune, ta ei mädane, ta on üks halb asi. Selles suhtes on, aga rahvakunst ju põhiliselt, need on kõik naturaalsetest materjalidest, et ka oma kodus, oma riietuses eelistada, taga ajada ikkagi on muidugi linast, villast, aga ka puuvillast, siidi, naturaalseid materjale. See on tihtipeale kõikide rahvakunstidega käib ja tihtipeale käibki roheline mõtlemine. Üks asi, käsitöö, ma arvan, et sinu enda tehtud rahvariided on nii kallid, armsad ja ka igavused, sa võid oma lastele neid pärandada, nad ei ole sellised, et sellel aastal on kapsaüssi roheline, nüüd ma võin, ma ei tea, ära müün maha, kui ma riided ja siis ma ostan mingi moe, vot selliseid asju ei tule siis, et niisugune püsiväärtus ja püsiarvastus ja kindlaks settinud eluhoiak ja maailmavaade tuleb sellega kaasa. Üks asi, kõiki asju on maailmas liiga palju. Toodetakse sodi, nii et me upume oma sodi sisse. Aga käsitsi tehtud asjad, need on võtab nii palju aega, et sa ei saa iialgi maailma ära sodida oma mingi ületoodanguga. Sa kood neid kindaid parasjagu nii palju sul sõpru on ja veel pealegi see inimlik side, et kui sa kuud oma lapsele või lapselapsele või on olemas peiukiri, kui keegi noormees meeldib, sa teed peiukirja vaikselt, ei peagi midagi ütlema, kingid talle need kindad. Et see kõik on selline tore armastuse ja toreduse ja inimsuhtlemised on seal vahel. Kujuta ette, kui palju, see on just kui nagu vanaema jutt, kui iga silmust, eks ju, kui sa väikest lapse kinnastki võtad, on võib-olla 12 silma iga varda peale, kui sa kõik selle juba läbid, et sa iga silma peal sa nagu oled seoses ja mõtled sellele lapselapsele või teed talle midagi. Et võt need niisugused asjad on ääretult olulised ja muidugi, kui ta on nii kallis ja su vanaema tehtud, siis sa ei vii väga kerge käega teda prügimäele või siis ta kuidagi püüad ikka saada ja siis tulebki välja, et kihnuseelik algul on kihnuseelik, pidulik ja siis on ta põllal roomamise ja kartuli võtmise kõrt ja siis kui jälle veel terve tükk jääb, siis pannakse kassile asemeks ja siis pannakse tallele vestik selga ja võt lihtsalt, et ta kantakse lõpuni ära, mis ongi ilus eetiline elukäsitlus ja asjade kohtlemine. Et sellega tuleb kaasa. Nii ilusti öeldud, mul tuli pisar silma lausa, see on nagu nii hästi sõnastatud, aitäh sulle, Anu. Siit oli isegi nagu välja ka see, et miks nagu kõik see rahvakultuur nii oluline on. Et jah, paljudele võib-olla lihtsalt äkki ei jõua nagu kohale, ilmselt kohale jõuab, aga võib-olla liiga hilja. Siis kui see on tõesti ütleme hästi õrna jääkihi peal. Ja võt selles suhtes üks asi on, et kellelegi kingitakse ilusad kindad. Aga
kihnlane neid teeb ja kuna ta teeb ja koob igal pool hobusega käies ja paadi põhjas ja siis need natuke määrduvad ära. Kõigepealt ta peseb need kindad ära. Aga kuidas ta peseb need? Siis ta võtab oma kodu tehtud seebi, siis ta seebitab need sisse, siis ta mudib neid ja ta jätab natuke seepi sisse ja ikka peseb ja mudib. See on nagu pool vilt, et see läks viltseks, et ta enam ei annaks, eks ju, ei laseks tuult läbi. Ja siis ta paneb, kui see juba paneb linase kättereti sisse, vähenab nad poolkuivaks, siis paneb kätte, ütleme, kui sõrmikud on ja kui nad teed nii ja nii, siis sa saad nagu oma käekoja, selline ja siis hakkad need patsutama niimoodi, et need iminapaga nagu tõmbad need väiksed villa, need karvad välja sealt, siis ta on nagu pool nagu vilditud natukene, täpselt sinu järgi ta kooldub niimoodi, sul on väga hea ja mõnus neid kätte panna, need on kõige paremad, vaat need nipid ka veel, siis muidu vaatad, et käterättega siis jälle, kuidas käterätti pestakse, kuidas kolgitakse, kuidas kõik need niisugused oskused just täppi pealt ja oskusi saab küsida täppi pealt vanaema peal, kui sul ei ole niimoodi praegu ja loomulikult nii paljud asjad ei ole. Ja kui sa tuled näiteks, kui ma mäletan, ma olin noor laps ja tulin siia, siis olid need niisugused triikrauadeks, tagant oli selline õhuauk seal ja söed olid sees. Aga ma olin harjunud linnas, et ma panen, eks ju, otsa peale loomulikult, siis punased söed tulid sinna lina peale ja auk oli sees. Et see on kõike tahavad niisuguse asju osata ja seda sorti äpardusi võib juhtuda, kui sa ei ole kogu aeg selle sees ja ikka õppida ja vaadata ja mõelda ja saada vahepeal kõrvetatud ja sõna otseses mõttes ka vahepeal. Aga kas teil, see on minu viimane küsimus, et kas teil on nagu mõlemal midagi öelda ka tulevastele sisseastujatele, kes meil näiteks Kultuuriakadeemiasse tulevad, et miks peaks tulema õppima tekstiili või üleüldse rahvakultuuri? Ei, rahvakultuuri laiemalt, eks see on nii palju. Rahvakultuuri laiemalt, ütleme niimoodi, jah. No sellepärast, et kui sina oled eestlane, sa oskad neid asju kõige paremini. Sul ei tule, kui sa ei ole jaapanlane, ei tule sulle mitte iialgi nii head ikebanad välja kui jaapanlastel. Sa võid huvituda, sa võid seda õppida, aga sul ei ole mõtetki mõelda, et minust saab suur ikebana meister. Aga kui sa võtad neid asju, mis on päris Eesti omased ja kui sina teed niimoodi, et kui sa lähed pärandtoidu osakonda ja siis oled mulgipudul, võid sa kindel olla, et sul tuleb hästi välja. Kui sa oled mulk ja sa ikkagi, mida sa sööd, et sa nii tark oled, mida sa sööd, et sa mulk oled ikka mulgipudul. Need asjad, mida oled teinud, ükskord ma mõtlesin selle peale, kui ma olin Indias ja seal oli üks tempel ja templil oli selline väike nišš ja sinna nišši kargas üks väike poiss, üks tumeda silmne ilus India poiss ja võttis, neil on see üks Ganesha, see elevant, see jumal elevant selline, võttis täpselt selle, niisugune tunne, et tal loint ka eest ja mitte ükski niisugune Eesti puise olekuga Eesti poiss poleks osanud ega suutnud, keegi ei ole talle seda õpetanud, eks ju. Tähendab ema piimaga kaasas antud oskused, see on nagu ema keel, aga oleku või hoiaku keel, ütleme, kui on kas ema keel keelena või mingi on olemas, niisugune, ma seda ei oska sõnadega öelda. Seda ma sain aru, kui see poiss hüppas sinna India templi peale orvasse ja istus nagu väike element seal. Et see nii on. Jaa, et ma nõustun Anuga just see, et see meie asi on see, mida me peame hoidma ja mida see on nagu, ma tunnengi, et see on nagu meie kohustus ja võimalus samal ajal seda, mis on juba eeltöö on tehtud, on ju, et meie lapselapsed saaksid ka seda kõike nautida ja Viljandis nagu saabki seda siis professionaalsel tasemel õppida meil ja säilitada.
väga poliitkorrektne vastus. Paremaid, Viljandi Kultuuriakadeemia on üks paremaid koole, mitmekülgsemaid ja kui me rääkisime perenaisest praegu, just, et seal on palju tervikmõtlemist ka nende käsitööasjade juures. Ja kui me praegu mõtleme laulupeo eel, mis on rahvariided ja kui palju seal on nõelapisteid, kui palju seal on kudumist, kui palju seal on oskusi, kui palju seal on töötunde. See on niisugune niisugune väärtustamine, see on selle töö väärtustamine, ka inimene väärtustamine ja kui me vaatame vanu fotosid, kui sellised tõsised väärikad on inimesed, ka nendes igapäeva, ütleme, kodukotud kuubades mehed ja kuskil valla volikogu koosolekul. See on nii vägev. Aga ma otsin üles ühte raamat, Rahvariide raamat on see laulupidu Jansenist Kodulani ja siin esimene Eesti mõte on olla Eesti. Ja kus sa rohkem võid õppida olla Eestit. See kool on selleks nagu väga sobiv. Ja võite korraks vaadata, siin on väga huvitavaid pilte. Vaat see on nüüd laulupeo, see Väekvere mängukool, missugused väärikad mehed, mismoodi nad siin riides on. Ja siin on Tartus oli esimene laulupidu. Aga ma näitan veel ühe toreda asja. Mis ma räägin teile ka. Näiteks selline, mina käisin esimest korda 49. aastal, 43. olen sündinud, 49. käisin laulupeol. Ma tean, et mul ei olnud rahvariided, aga mul oli valge bluus ja punane seelik ja sinised kingad vist oli. Aga siin on maailma parima Mari Tarand, kes oli minu ja enam meie kaaslane. Tema joonistus samalt laulupeolt nüüd laulupäeval. Siis natuke vanem, need ühed siis vaatavad ja teised laulavad. Äge. Ja see on niisugune minu arust nagu hästi väärtuslik asi. Ja need on ühed teise, 2014 oli laulupidu ja siis me tegime nende laulupeo pultide peal need lapiteki, need kõik need ja siis panime kokku. Mina panin neid kompositsioone kokku. See oli minu esimene laulupidu. 14, jah. No võt, ja siis neid me tegime siis laulupeoks üks on siin üleval isegi praegu üks tekk. Ja need on mingid tänukirjad, siis mis teevad kui värvilised ja rõõmsad. Ja need on kõik erinevate tantsijate, lauljate tehtud tükikesed. Ja siis ma nimelätan, kui nad ei jõudnud korraga välja, siis mul tulid pehmeid kirju. Siis ükskord tuli Saaremaalt selline pehme kiri lestakalaga. Ja siis me panime pärast kokku need ja siis saime need tekid. Ja niisugused ilusad asjad. Täna meil sai läbi siis Heimtali muuseumi tutvustus, selline kerge põgus tutvustus, tekstiili eriala tutvustus, võime öelda, et tekstiili eriala või rahvakultuuri, ütleme laiemalt rahvakultuur. Ja Anu kahjuks praegu siin ei ole, aga väga tegus naine, palju tööd. Nii et ma tänan sind, Helis, ja loomulikult Anut tänan ka. Ja kohtume järgmine episood.